Tere taas jalkanautlejad! On 11. august ning oleme taas teie jaoks kokku pannud väikese episoodi värskemate jalkauudistega viimastest päevadest. Olete oodatud nagu ikka antud teemadel ka kommentaariumis oma arvamust avaldama ning kui te seda veel teinud pole, siis oleksime väga tänulikud, kui klikkaksite korra subscribe nupul meie kanalil. Lähme asja kallale. Madridi Reali põhiväravavaht Thibaut Courtois vigastas treeningul raskelt põlve. Real teatas ühismeedias, et Courtois on vasaku põlve eesmise ristatissideme vigastus ning ta läheb lähipäevil operatsioonile. Nii tõsise vigastuse puhul on tõenäoline, et Belglas sel hooajal väljakul ei näegi. Moskva Dünamo jalgpalliklubi esindanud Norra jalgpallur Mattias Normann lahkus pärast droonirünnakut Venemaalt. Klubi tegevjuht Pavel Pivavorov rääkis Sport Expressile, et Normann palus lepingu lõpetada ja märkis, et ta lahkus turvakaalutlustel. Normann elas Moskvas juuli lõpus droonirünnaku üle elanud linnaosa lähedal. PSG on juba jätnud hüvasti Lionel Messiga ning lahkumas paistab olevat ka Kylian Mbappé. Nüüd teatab Prantsusmaa meedia, et ka Neymar ei kuulu enam klubi plaanidesse. Le Quip kirjutab, et 30-aastane Neymar on avaldanud klubile soovi tiimist lahkuda ning nüüd paistab, et tema soovile on ka vastu tuldud. Nimelt kinnitasid PSG peatreener Luis Enrique ja spordidirektor Luis Campos, et Neymariga tulevase hooaja plaane tehes ei arvestata. Seni ainsa Inglismaa Premier League'i klubina 0 ostu teinud West Ham United tõi enda ridadesse Mehhiko poolkaitsja Edson Alvarezi. Transfermarket.comi andmetel maksis Londoni klubi Amsterdami Ajaxile ligi 38 miljonit eurot. Tallinna FC Flora kaotas konverentsiliiga 3. eelringi avamängus võõrsil Rumeenia meistrile Constanta Farulile 0-3. Korduskohtumine on kavas 16. augustil Tallinnas Lilleküla staadionil. Vaevalt, et on kuigi palju neid, kes veel 6 aega tagasi teadsid Robert Taylori nime. Kuid pärast Lionel Messi liitumist Miami Interiga on 28-aastase soomlase karjäär hoobilt särama löönud. Soome koondises 29 mänguga 1 värava löönud ääreründaja liitus Miami Interiga 2022. aastal. Toona ei osanud ta isegi unistada, et saab 1,5 aasta pärast väljakut jagada planeedi läbi aegade ühe vägevama jalgpalluriga. Tänaseks on Taylor koos Messiga mänginud 4 kohtumises ning seda igati korralikult. Kui Messil on esimeste mängudega kirjas 7 väravat ja 1 väravasööt, siis Taylor on võrku sahistanud 3 korda ning andnud 4 väravasöötu, neist 2 argentiinlasele. Pea aasta eest Portugali kõrgliiga klubisse Rio Ave lainule läinud poolkaitsja Christopher Käit jätkab klubis veel vähemalt hooaja, kinnitas Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere Sokernet.ee-le. Inglismaa jalgpallikohtunike pealik Howard Webb on välja töötanud uued juhised, kuidas kohtunikud peaksid uuest hooajast tegelema mängijate ning treenerite sajatuste, ähvarduste ning ebasportliku käitumisega. Endise kohtuniku Howard Webbi sõnul on kohtunikud halba käitumist liiga kaua ignoreerinud, jättes märkused ja karistused millegi eest jagamata või on üritatud olukorda muul viisil lahendada, vahendab BBC. Inglismaa esiliigas teeniti uue juhiste tõttu avanädalal kollaseid kaarte pea topelt rohkem, kui on teenitud möödunud hooaegade avanädalatel. Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane reisis BBC teatel Saksamaale, et läbida Müncheni Bayerni juures arstlik kontroll. Bayern ja Tottenham leppisid eile kokku 30-aastase Kane'i üleminekus, mille väärtuseks on enam kui 100 miljonit eurot. Kui Tottenhamis oli Kane'i aasta palgaks 10 miljonit naela, siis Bayernis peaks see tõusma 25 miljonini. Ja selline meie tänane episood saigi. Oleme tagasi juba homme, et taas teid kostitada värskete ja põnevate uudistega jalgpallimaailmast. Seniks rääkige kommentaariumis julgelt kaasa ja olge uue episoodi ootel. Kohtume peatselt taas.